Vana hea tava kohaselt saab sõna kõrgeauline raehärra isand Valdemarius Belobrovtsev. Viivat! Auväärsed ja lugupeetavad raevanemad, heasoovlikud härrad ja daamid, linnakodanikud, meistrid, sellid, kauged külalised ja kõik teised kohalviibijad. Oleme siia kogunenud, et taaskord ja juba 19. korda veidikeseks ajaks lahkuda sest infotehnoloogiast läbi imbunud maailmast ja minna ajast tagasi nii oma pool aastatuhandet ning saada osa keskaja elust ja olust. Tänaseks on keskaja turupäevadest alguse saanud üritus muutunud kindlaks osaks vana Hansalinna Tallinna iga-aastastest kevad-suvistest kaasahaaravatest tegemistest ja toimetamistest. Esialgsele kaubanduslikule tegevusele on lisandunud rüütliturniirid, meistrite kaubanduslikule tegevusele, meistrite kojad, muusikaetendused, rännakud vanalinnas ja palju muud. Ka tänavu saame näha ja oma käega katsuda käsitöömeistrite töö tulemusi, proovida ise kätt erinevate tegemiste juures. Saame maitsta keskaegset toitu, keelekastet, meelemürki. Kõrgesti õpetatud härrad ja daamid räägivad meile kõigest sellest põnevast, mida Tallinna keskaegsed tänavad, majad ja inimesed nägid, tegid, kuulsid. Meie meelt on lahutamas koja narrid, rändmuusikud ja kes kõik veel. Aga parafraseerides üht üldtuntud linnalegendi, lootuses, et mu pea jääb mulle alles, jätan lobisemise ja lasen teil kõigil nautida hetked olles kaugses ajas, seda pidu, olmed ja kõike muud, mida meile pakuvad seekordsed keskaja päevad. Ja olgu tänatud Eesti Rahva Kunsti- ja Käsitööliidu meeskond, kes ei väsi selle ürituse korraldamisest. Head nautimist!